Austatud kuulajad siin ja sealpool ekraani. Kui ma andsin üles selle teema kirikuloo käsitlemisest Tallinna ajaloo üldkäsitlustes, eks oli mul algusest peale selge, et midagi väga originaalset ei ole siin võimalik öelda. Nii et ka järgnev on pigem asjade seisu tutvustus kui kindla intriigi ümber põimitud ettekanne oma sissejuhatuse kulminatsiooni ja raugemisega. Aga enne kui minna otseselt Tallinna ajaloo üldkäsitluste juurde, mõtlesin ma siiski läheneda sellele teemale mõningase kaarega ja alustada üldse Liivimaa või siis Läänemere kubermangu ajalugu puudutavatest üldkäsitlustest, sealhulgas ka linna ajaloo üldkäsitlustest, et natukene tekitada mingisugust tausta sellele, mis lõpuks järgneb seoses Tallinna ajaloo üldkäsitlustega. Ja kui võtta mis tahes teema ja hakata kaalutlema selle üle, missugune peaks olema tema koht üldkäsitluses, kas siis mõne piirkonna üldkäsitluses või linna ajaloo üldkäsitluses, eks see üldkäsitluse koostajal tuleb läbi mõelda. Ja on teemasid, mis on iseenesest mõistetavad, poliitiline majandus või sotsiaalajalugu. Kiriku ajaloo puhul see tingimata alati nii enesestmõistetav ei ole. Ehk siis küsimus sellest, kas üldse ja mis ulatuses, millisel viisil kiriku ajalugu üldkäsitluses kajastada. Ja kui nii mõnegi muu teema puhul kõige lihtsam näide on poliitiline ajalugu, on nii koostajatele kui ka lugejatele enam-vähem selge, mida üldkäsitlusse panna, mida sealt oodatakse, mida sealt vajatakse, siis kirikuloo puhul võib tekkida ka selline olukord, kus teemad, mis just nimelt kitsalt kiriku ja usundiloo seisukohalt on äärmiselt tähtsad, no näiteks doktriini kujunemine või mõne olulise usutegelase teod, üldkäsitluse seisukohalt ei pruugi neil sellist kohta olla, võivad nad olla hoopis kuuendajärgulised. Ja eriti hakkab see tunda andma muidugi alates nendest perioodidest, kui kirikuelu tähtsus ühiskonnas üldse taandub, no tinglikult vast kuskil alates 18. sajandist. Ja see muide ilmneb ka üpris selgelt erinevates üldkäsitlustes, mitte ainult Läänemere provintse puudutavates üldkäsitlustes, ja võib-olla isegi tekib selline olukord mõneti iseeneslikult, ilma et üldkäsitluse koostajad oleksid seda endale väga selgelt sihiks seadnud, et vot nüüd sellest aastast alates me oluliselt vähendame kirikuloole pühendatud mahtu meie väljaandes. No nagu teame, klassikalised üldkäsitlused hakkavad ilmuma akadeemilise ajaloo uurimise õitsengul 19. sajandil. Ja meie piirkonna puhul saab see alguse Riiast. 1844. aastal ilmus Karl Napierski Kurze Übersicht der älteren Geschichte der Stadt Riga ja sellele järgnesid ka piirkondlikud üldkäsitlused, kõigile hästi tuttavad Leonid Arbuzovi Grundriss der Geschichte Liivest und Kurlands ja Ernst Serafimi Geschichte Liivest und Kurlands von der Aufsegelung des Landes. Küllaltki tähelepanuväärne selles reas on Konstantin Metigi 1895. aastal ilmunud Riia linna ajalugu Geschichte der Stadt Riga, millest hiljem ilmus ka kordustrükke. Ja selle väljaande põhjal on võimalik hästi näha, üpris selgelt näha, kuidas linna ajaloo üldkäsitluste koostamise laad ei ole tegelikult viimase 100, 120, 150 aasta jooksul märkimisväärselt muutunud. No muidugi see toon on teine ja mõningad rõhuasetused ja see on iseenesest mõistetav, et aeg teeb oma töö, aga üldiselt laias laastus nii selles Metigi väljaandes kui ka nii mõneski muus baltisakslaste üldkäsitluses ei ole need koostamise põhimõtted kuidagi erinevad sellest, mida viimase 20-30 aasta või ka 5-60 aasta üldkäsitluste koostajad on endale seadnud ja muuhulgas ka nüüd viimase Tallinna ajaloo üldkäsitluse koostajad. Ehk siis ikka sünteesida varasemate käsitluste tulemusi,
ja vajaduse korral minna allikate juurde, kuigi see viimane ei ole otseselt üldkäsitluse koostaja ülesanne. Väga meeldiv on, kui seda ei pea tegema, aga see annab siiski väga tänuväärselt lisateemade puhul, mille hulka muide ka kiriku ajalugu kuulub, kus neid eriuurimusi ei ole piisavalt. Ja mis veel puutub allikatesse, siis ega ei ole 19. sajandi lõpust alates päevavalgele tulnud ühtegi sellist allikat, mis, kui me räägime konkreetselt Tallinna ajaloost, mis oleks tõesti otsustavalt mõjutanud meie arusaama linna arengust. Viimaseks selliseks võib ehk pidada Hermann Hildebrandi 1887. aastal avaldatud Gregorius 9. tsitatsiooni 1234. aastast mõõgavendade orduri ja linna vastu, mis tõesti lisas Tallinna varase ajaloo kohta märkimisväärsel hulgal uusi teadmisi. Aga see on ka sama hästi kui kõik, sest jah, muidugi ilmselt tõstatub siin palju vastuhääli, kuidas niivõrd suur allikate hulk on ju pärast seda läbi töötatud, mis kahtlemata on õige, jah, need teadmised on oluliselt avardunud, aga siiski öeldud põhiline arusaam linna arengu tähtsamatest sündmustest ei ole sellest ajast saadik muutunud. Kui veel viibida varasemate üldkäsitluste juures, siis küllap lugejad on ka tähele pannud, et põhiliselt käsitlevad nad poliitilist ajalugu ja näpuotsaga ka majandus- ja sotsiaalajalugu. Et niisugused nii-öelda pehmemad teemad on olnud peamiselt erikäsitluste uurimisobjekt, nii et see ei ole ka iseenesest mõistetav, et kiriku ajalugu peaks olema laialdaselt käsitletud üldkäsitlustes, ka seda perioodil, kus tal ikkagi oli ühiskonnaelus veel tänapäevast märksa prominentsem koht. Kas või seesama Metigi Riia ajalugu, selle 35 peatükist on kirikuloole pühendatud ainult üks ja seegi käsitleb peamiselt reformatsiooni. Tallinnale lähemale tulles Tallinna ajaloo esimeseks üldkäsitluseks loetav Eugen Notbeck ja Wilhelm Neumanni Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Reval üldiselt järgib ka neid 19. sajandi põhimõtteid, ehk siis rõhuasetus on ajaloo osas poliitilisel ajalool, aga see on omapärane väljaanne selles mõttes, et ega ta ei sea endale vähemasti autorite sõnutsi ja sissejuhatuse järgi otseselt eesmärgiks Tallinna ajaloo üldkäsitluse koostamist, vaid peamiselt kunstimälestiste tutvustamise, fikseerimise ja inventeerimise, milles ilmselgelt on muidugi tunda Wilhelm Neumanni kui muinsuskaitsja kätt. Ja ta on olnud selles mõttes muidugi väga ettenägelik, et teadupärast on nii mõndagi, mida tänapäeval tuntaksegi eeskätt Notbecki ja Neumanni väljaande järgi kirjeldusi kunstitöödest, mis praeguseks on hävinud. Ja kunstiajalugu, arhitektuuri ajalugu hõlmab sellest väljaandest umbes sama palju kui linna ajaloo ülevaade, aga jah, autorite sõnutsi on see linna ajaloo ülevaade mõeldud kunsti- ja arhitektuuri ajaloo toetamiseks, selle asetamiseks konteksti, mitte esimeses järjekorras linna ajaloo tutvustamiseks. Kiriku arhitektuuri ja kunsti käsitlemise viisid ja võimalused tulevad meil jutuks järgnevas ettekandes, nagu ma aru saan, ja kuigi see hõlmab, just nimelt kiriku arhitektuur ja kunst hõlmab ka üldkäsitlustes märkimisväärse osa, siis sellest ma rohkem ei räägi, sest kavatsedes mõnevõrra tutvustada seda, milline proportsioon on kiriku ajalool võrreldes teiste teemadega Tallinna ajaloo üldkäsitlustes, siis see seaks selle natukene nihkesse või mõnes olukorras õige tugevasti nihkesse, sellepärast et on küllalt perioode, kus kunsti- ja arhitektuuriloost seoses kirikuga ka viimases Tallinna ajaloo üldkäsitluses räägitakse päris pikalt, aga see ju ei kirikulugu, kuigi ta lisab sellele teemale arusaadavalt nii mõndagi, aga et seda moonutust vältida, siis jah, kunstist ja arhitektuurist järgnevalt juttu ei tule. Taotlus käsitleda linnaajalugu üldkäsitluses võimalikult mitmekülgselt saab valdavaks siiski alles pärast Esimest maailmasõda. Ja
siin on heaks näiteks kogu teos Tallinn, mis küll teadupärast ilmuda ei jõudnud, aga mille sisu korra Juhan Kreem on tänuväärsel kombel rekonstrueerinud, mille põhjal on võimalik mõnevõrra hinnata, et millist osa seal kirikuloole ette nähti. Ja see osa oli suhteliselt tagasihoidlik, aga siiski juba märksa suurem kui nendes klassikalistes 19. sajandi lõpu üldkäsitlustes, kus kiriku ajaloost mindi enam-vähem mööda, käsitledes seda mõnevõrra seoses vallutusega ja hiljem seoses reformatsiooniga. Et Pauli Hansenile kirjutada antud keskaja osa pidi sisaldama lõpupeatükkidena ka ülevaadet kiriku elust ja samuti peatükk kiriku ja vaimuelu, mitte küll selles väljaandes, aga Hans Kruusi Eesti ajaloo teises köites. Et Rootsi aja esimesel poolel selles planeeritavas Tallinna ajaloo koguteoses sisukorra järgi otsustades ei olnud plaanis kiriku ajalugu puudutada, mis on nüüd märkimisväärselt erinev võrreldes sellega, mis meie praegune viimane Tallinna ajaloo üldkäsitlus endast kujutab, küll aga usu, haridus ja kombeelu Tallinnas hilisel Rootsi ajal. Ja just see, et usu, haridus ja kombeelu, see näitab seda, milliseks see suhtumine kiriku ajalukku üldkäsitlustes muutub, mis tähendab, ma tahan öelda seda, et alates 17. sajandist, olgu kodu või välismaal, tähendab, olgu Eestis, Lätis, Saksamaal, Skandinaavias, enamasti üldkäsitlustes hakkab see kirikuloo tähtsus just nimelt 17. sajandist alates järsult vähenema ja kohe väga järsult. Ja 18. sajandiks mõnest väljaandest kaob täielikult. Mis puutub Hans Kruusi Eesti ajaloo teist köidet, mis võib-olla on mõningaseks näiteks sellest, et kuidas 30. aastatel tegelikkuses ka ilmunud väljaannetes kirikuloosse suhtuti, siis seal on kirikuloole pühendatud osa suhteliselt napp ja põhitähelepanu on talurahva usuelul. Linnade kirikuelu ei olekski seal just nagu eriline teema, mis keskaega puutub. Jah, reformatsiooniga seoses muidugi, aga arusaadavatel põhjustel. Reformatsiooni põhisündmused toimusid ju linnas ja sealt on pärit ka põhiosa allikatest, aga keskendumine talurahva ajaloole ilmselt ka kajastab selle ajastu üldist vaimu ja huvi just nimelt Eesti rahva ajaloo vastu ja kindlalt aru saama, et see peaks olema just nimelt talurahva ajalugu. Ja omal kombel jätkub selline asjadest arusaamine ka Raimo Pullati koostamisel ja toimetamisel ilmunud Tallinna ajaloo üldkäsitluses, mille varasemat perioodi, siis keskaja osa puudutav köide ilmus 1976. aastal. Seal on vastavad osad kirjutanud Voldemar Miller ja võimalik, et ka Milleri isiklikest eelistustest lähtuvalt, aga usutavasti ka mõnevõrra selle 30. aastate vaimu jätkuna, mille jätkamiseks ka Millerit isiklikult võib pidada, on püütud nendes kirikuloo osades eriti rõhutada eestlaste osa, otsitud, kus võimalik näiteid sellest, et eestlased võisid näiteks õppida kiriku või kloostrikoolides või püütud teha ka eestlasi nendest pastoritest, kellest vähegi võimalik. Et see iseenesest ei ole lugejat eksitav, aga see näitab selle väljaande rõhuasetust ja üldse, mis keskaja käsitlusse puutub Milleri sulest, siis muidugi ta on väga lühike arusaadavalt ajastu iseärasustest. Aga ega ta ei eksita lugejat milleski. Seal võib ette heita selle või tolle puudumist, aga põhimõtteliselt see, mis kirja pandud, ei ole vale. Rootsi ajal
kus kirikuloo käsitlemine sulandatakse rohkem kultuuriajalooga, maht jällegi on väga väike, kõigest paar lehekülge nagu keskaja puhul, siis seal on sellist eksitavat rohkem, seda võib-olla väga soovitada ei saa tänapäeval enam, aga jah, öeldud keskaja osa käsitlemises ei ole Millerile küll põhjust mingisuguseid etteheiteid teha. Mis aga puutub sama väljaande ehk siis Raimo Pullati koostatud Tallinna ajaloo teise köitesse, mis käsitleb ajajärku alates tööstuslikust revolutsioonist, siis seda, et kirik üldse olemas oli, saame me teada kunstile pühendatud peatükist, mitte kusagil mujal sellest juttu ei ole. Väike kõrvalepõige sellest, mismoodi on kirikulugu käsitletud paaris Saksa väljaandes. On siin kaks näidet, üks on Hamburgi linna ajalugu, mille esimene köide kuni keisririigi väljakuulutamiseni ilmus 1982. aastal ja seal on põhirõhk majanduspoliitilisel sotsiaalajalool. Kiriku ajalugu on käsitletud mõnel leheküljel. Nii et see ka mõnevõrra kajastab arvatavasti koostaja orientatsiooni, aga ka üldisi tolleaegseid suundumusi ajaloo uurimise moevoole. Ja selle väljaande teine köide, mis puudutab valdavalt 20. sajandit, selle sisukorras näiteks kirikuelu enam üldse ei kajastu. Mõnevõrra teistmoodi näeb välja Antje-Katrin Grassmanni toimetatud, koostatud Lübecki ajalugu, mida on ilmunud õige mitmes väljaandes. Võtsin eeskujuks 2008. aasta väljaande ja märkasin üllatusega, et keskaja osas on seal kirikuloole pühendatud umbes sama palju kui viimati ilmunud Tallinna ajaloo üldkäsitluses. Ehk siis umbes 1/7. Ja me küll mitte mingisugusel viisil ei üritanud sellest Lübecki väljaandest lähtuda, aga ilmselt jällegi üldised uurimistraditsioonid on võtnud sellise kuju, et nad annavad erinevates piirkondades, erinevate mõnes mõttes võrreldavate linnade puhul sarnase tulemuse. Aga edaspidi kaob kirikulugu üsna kiiresti selle väljaande lehekülgedelt ja 19. sajandi teisest poolest alates ei ole sellest enam üldse juttu Lübecki ajaloos. Ja enne kui minna nüüd selle viimase Tallinna ajaloo üldkäsitluse juurde, aastal 2019 ilmunu juurde, kaks sõna ka sellele vahetult eelnenud väljaandest üldkäsitluste reast ehk siis Karsten Brüggemann ja Ralf Tuchtenhageni Tallinna ajalugu, mis eestikeelsena ilmus 2013. aastal. Seal on käsitletud kiriku ajalugu näpu otsaga, mis mõnes mõttes on mõistetav väljaande suhteliselt väikese mahu tõttu. Aga ei saa küll väita, et Pullati ajaloost oleks väga palju kaugemale mindud. Aga ei saa väga otseselt soovitada kiriku ajalugu puudutavaid osi selles väljaandes. Kui Tallinna linnaarhiiv hakkas planeerima linnaajaloo uut väljaannet 2011. aastal, siis esialgu plaanisime 3 köidet. Aja jooksul toimusid mitmed muudatused ja uperpallid, mis viisid 4 köite ilmumiseni. Ja eks oli meiegi plaan samamoodi nagu 19. sajandi üldkäsitluste koostajatel võtta ette varasemad arvestatavad väljaanded, nii üldkäsitlused kui eriuurimused ja neist välja sõeluda see vajalik. Tänapäeval muidugi võib tekkida küsimus, et milleks üldkäsitlust üldse vaja on, kui informatsiooni on nii palju ja see on nii hõlpsasti kättesaadav ja kõige erineval viisil ja kõige erinevamatele inimestele. Aga pigem teeb see üldkäsitluste koostamise aina tähtsamaks, sellepärast et ei ole ju kerge sellest suurest andmete hulgast välja sõeluda ja õigesse järjekorda panna ja õigesse valgusse asetada seda, mille vastu inimene parasjagu huvi tunneb. Nii et mõnes mõttes selles praeguses olukorras sõltumata teemast, sõltumata perioodist, piirkonnast, valdkonnast muutub üldkäsitluste koostamine pigem tähtsamaks, kui et vastupidi.
aga ega ajaloolased neid väga meelsasti kirjutada ei taha ja selle poolest ei ole olukord 1930. aastatest üldse paremaks läinud. Sest ajaloolane ju meelsasti tegeleks oma eriuurimusega ja oma lemmikteemaga, mida üldkäsitluse autor endale tingimata alati lubada ei saa. 2013. aasta varasügiseks oli linnaarhiivil käes ka Tallinna volikogu otsus väljaande rahastamise kohta, mis tähendas seda, et võis hakata tegema natukene julgemaid plaane ja otsima ka autoreid. Ja autorite leidmine, eriti praegusaegset teaduspoliitikat arvestades, ei olnud ülemäära lihtne, sest et väga palju oli inimesi, kes tahtsid meelsasti kirjutada oma kitsast teemast. See ei olnud väga suur probleem esimese ehk Keskaja Köite puhul, sest see autorite ansambel oli kokku harjutanud juba Anti Selarti toimetatud Eesti ajaloo teise Keskaja Köite puhul 2012. aastal. Küll aga järgnevate köidete puhul, nii et kokku kõigi 4 köite peale kokku saame me sisukorrast 74 autorit, mis kindlasti ei ole optimaalne tulemus. Ja eriti suureneb see autorite hulk alates 3.–4. köitest. Samas ka ajaloo uurimises omad tõusud, mõõnad ja moevoolud ja need moevoolud tihtipeale koondavad tähelepanu ja uurijate huvi mingitele kindlatele teemadele. Et võib juhtuda, et on küllalt olulisi teemasid. No, võtame näiteks 20. sajandi rahvastikuajaloo, mille eriuurijaid ei ole, teab kui palju, võib-olla ei ole neid üldse. On inimesi, kes suudavad sellest kirjutada, aga niisugusel juhul tõesti peab perioodi hästi valdav uurija suutma kirjutada külgnevatest teemadest, sellepärast et iga pisikese alateema kohta ju oma eriteadlast ei leia. Võtsime ka eesmärgiks mitte varjata seda, võib-olla isegi rõhutada seda, kui mõne küsimuse puhul on teadmised ebapiisavad, kas allikate olukorrast tulenevalt või uurimise iseärasustest tulenevalt, et lugeja saaks teada, kuidas lood tegelikult on, et neid ära peidetud otsi ei oleks väga palju. Et kui on historiograafiline probleem või allikalooline probleem, siis sellest peaks inimene üldkäsitlusest ka teada saama. No, üks hea näide on siin see, kuidas juhtida tähelepanu varasematele küllaltki mõjukatele seisukohtadele, Paul Johanseni teooriat Tallinna tekkimisest, mida tänapäeval enam võib-olla väga üks-üheselt üle võtta ei saa, aga mida peab kindlasti lugejale tutvustama. Kui minna päris otseselt kirikuloo juurde, siis nagu ennist mainitud, esimeses Keskaja Köites, mis ulatub 1561. aastani, hõlmab kirikulugu, nagu ka Lübecki ajaloo väljaandes, 1/7. Koosneb kokku 24 alajaotusest, kus on hõlmatud kirikukorraldus, vaimulikkonna koosseis, elatusvahendid, vagadus, liturgia, kirikukirjandus, mõistagi reformatsioon. Ja see teemade ring, ma söandaksin öelda, on üldkäsitluse kohta võrdlemisi lai. Et seda ei näe väga sageli, et näiteks vaimulikkonna koosseis ja elatusviisid või ka liturgia, mõnevõrra ka vagadus oleksid sellises ulatuses üldkäsitluses esindatud. Samas arvestades perioodi iseärasusi tundus see siiski vajalik ja kohane, sest keegi ju ei kahtle, kui ülisuur osa oli nendel valdkondadel inimeste igapäevases elus. Võib-olla isegi mõnevõrra suurem rõhk kui esimeses köites on kirikulool teises Rootsi aega käsitlevas köites. Proportsioonid on umbes samad, ehk siis kirikulugu hõlmab sellest köitest umbes 1/8, aga arvestades seda, et käsitletav periood on märksa lühem ja selle perioodi
ajavahemik 1561–1710 jooksul ei toimunud kiriku ja usuelus selliseid pöördelisi muutusi nagu näiteks reformatsioon, mille käsitlemine loomul tasa võtab rohkem mahtu ja energiat, siis see 8 köitest on vast isegi rohkem, kui ta keskaja puhul kokkuvõttes on. See lihtsalt kukkus niimoodi välja, ega see ei olnud meil taotlus. Kui esimese köite kirikuloo teemadel oli mitu autorit, siis teises köites on kõik need kirikuloo osad kirjutanud Lea Kõiv ja põhiliselt on siin pühendatud kirikuelu korraldusele, kiriku korrale, vaimulikkonna koosseisule ja lühidalt ka ortodoksele luterlusele ja alternatiivsetele usuvooludele. Nii et see kirikuloo esitus on mõnevõrra teistsugune, kui ta esimeses köites oli. Eks see kajastab eeskätt uurimisseisu, mitte niivõrd seda, et see kirikuloo iseloom oleks nii otsustavalt muutunud. Sest eks oleks ju põhimõtteliselt võimalik ka 17. sajandi puhul neid vagadusvorme ja liturgia küsimusi puudutada, kas või lühidalt, aga jah, nagu öeldud, uurimisseis siis ilmselt tuleb välja, on 17. sajandi jooksul just selline, ehk siis ülekaalukalt õiguslikele küsimustele orienteeritud. Kolmas köide, mis puudutab Vene impeeriumi aega, on selles mõttes huvitav, ka periood ise on selles mõttes huvitav, et iseenesest muutub ju kiriku ja usuelu mõnevõrra mitmekesisemaks. Konfessioone, mida võimaldatakse, on rohkem, aga proportsioonid, kirikuelu käsitlemise proportsioonid muidugi peavad arvestama seda, et sellel valdkonnal ei ole ühiskonnaelus enam nii suurt tähtsust. Ja see kolmas köide, mis sisaldab teemasid nagu kirikuelu ja usuliikumised, luterlik kirik 18.–19. sajandil, õigeusk, saksa-prantsuse reformeeritud kogudus ja kirikuelu 19. sajandi lõpust kuni esimese maailmasõjani. Need teemad on ilmunud Lea Kõivu ja Olev Liiviku sulest. Siis tervest köitest proportsionaalselt on nendele küsimustele pühendatud 1/30, mis tundub võib-olla natukene järsk üleminek võrreldes keskajaga ja Rootsi ajaga. Aga kui tuua näited teistest üldkäsitlustest, nagu kas või Saksa linnaajaloo üldkäsitlused, siis on tulemus isegi veel suhteliselt hea. Ja kui küsida seda, et kas on ka mingisugune kindel suunitlus, et mis laadis me tahaksime seda kirikuelu käsitleda, just nimelt selle perioodi, tsaariaja perioodi puhul, siis ausalt öelda, ega nii väga ei olnud, sellepärast et siin andis tunda see, et keegi ei ole vähemasti ajaloolastest, ma rõhutan ajaloolastest, väga sügavalt nende teemadega tegelenud, nende vastu niimoodi spetsiifiliselt huvi tundnud, aga muidugi eks neid vajalikke asju tuli kajastada ja siis said nad lihtsalt ära kajastatud. Et ei maksa otsida, nagu öeldud, midagi väga põhjalikult, mingit põhjalikult läbimõeldud lähenemist. Ja kolmandast köitest jällegi erinev on kirikuloo käsitlemine 4. köites ja võib-olla see oli ka meil kõige suuremaks probleemiks. Küsimus sellest, et kas 20. sajandi puhul peaks üldse seda teemat puudutama, sest üldkäsitlusel teadagi on oma eesmärgid, piirid ja raamid ja kui tegemist on, võib-olla ei sobi seda siin saalis öelda, aga siiski võrdlemisi marginaalseks muutunud ühiskonnaelu nähtusega, et kas selle kajastamine üldkäsitluse lehekülgedel on tingimata vajalik. Ja nagu ma siin eespool rääkisin, nii mõneski üldkäsitluses on sellest loobutud, see olevat üleüldine, et sellest loobutakse, mõnevõrra kajastatakse ehk kunsti ja arhitektuuri käsitlemisel, aga muus osas enam mitte. Samas see ei puuduta ainult kiriku ja usuelu, vaid ka kõiki teisi teemasid. Võtsime eesmärgiks vähemasti
nende teemade puhul, mis mingil perioodil on tähtsad, kajastada neid teemasid ka teistel perioodidel. Aga ühte valdkonda üritada läbivalt kajastada ehk siis näidata ka neid muutusi, mis temas toimunud, kas see muutuste näitamine iga kord on õnnestunud, see on hoopis iseküsimus. Aga ja, mitte jätta mõnda teemat kuskilt poole pealt pooleli lihtsalt sellepärast, et ta sellel perioodil ei ole enam nii oluline kui varasemalt. Ja neljandas köites, mis on omakorda jagatud vastavalt poliitilise ajaloo sündmustele mitmeks erinevaks osaks, on kirikulugu puudutatud Eesti Vabariigi perioodil 1918 kuni 1940 ja Nõukogude ajal. Ja ehk siis 1918-1940 kirikuelu korraldus ja sisepinged ja konfessioonid ja Nõukogude ajal kirikusuhted Nõukogude võimuga. Need osad on kirjutanud Olev Liivik ja mis puutub sellesse viimasesse ossa kirikusuhted Nõukogude võimuga, oli kaunis suuri raskusi, et leida sellele tekstile pealkirja ja et leida talle köites üldse mingisugune mõistlik koht teiste teemade hulgas, mis iseenesest juba näitab, millisesse ebamäärasesse staatusesse oli kirikuelu sattunud selleks ajaks. Ja mõnevõrra üllatuslikult leiabki võib-olla selle viimase osa alapeatükist nõukogulik võimukorraldus. Aga nagu öeldud, teist paremat kohta me talle ka ei leidnud. Ja kokkuvõttes hõlmab kiriku ja usuelu sellest köitest 1/50. Nii et siis öeldud keskajal, Rootsi ajal 7/8, edasi 1/30, 1/50. See võib-olla ei näe hea välja kiriku ja usuelu uurimise seisukohalt, aga võrreldes muude väljaannetega ei ole ehk väga palju ka liiga tehtud, ma söandaksin arvata. No nagu eriväljaannete vaatlemine alates 19. sajandist kuni kõige viimase ajani näitab, ei saa kiriku ja usuelu vähemasti üldkäsitluses kahjuks käsitleda selle teema sisemisest loogikast lähtuvalt, kas või juba perisoodiseerimise mõttes. Paratamatult tuleb ikkagi perioodiline liigendus paika panna lugejale ootuspärasel, harjumuspärasel viisil ja samas, kui me võiksime kirikuelu ajaloo liigendada ja oleks ka põhjust liigendada hoopis teistmoodi. Riho Altnurme koostatud Eesti kiriku ja usundiloo õpikus on teatavasti see liigendus selline, et teemad on jagatud keskaja, uusaja ja uusima aja vahel, mis on niisugune mõistlik kompromiss ajaloo ja kitsamalt kiriku ja usundiloo seisukohalt. Nii et üht või teist liiki kesktee peab iga üldkäsitluse koostaja ja ka autor paraku leidma. Keegi ei ole kunagi päris rahul, aga vähemasti sammukene ehk õnnestub iga kord edasi teha võrreldes varasemate väljaannetega. Aitäh!